Hea rahvas, kas te teate, mis toimub 10. oktoobril? See on 2 päeva pärast. Võib-olla mõnel on sünnipäev, aga palju tähtsam on see, et jõustub Euroopa Liidu määrus poliitreklaami kohta. Ja mis on selle probleemiks siis? Probleem on selles, et see määrus keelab poliitilised meeleavaldused. Samas, kui põhiseadus ütleb väga konkreetselt, et Eesti on iseseisev ja sõltumatu ja siin on tagatud sõnavabadus ja koosolekute ja meeleavalduste korraldamine. Tegemist on kohustuse kollisiooniga, ehk siis maakeeles tähendab seda, et meil on 2 kehtivat õigusakti, määrus ja põhiseadus, ja me peame need täitma, aga ei saa, kuna need on vastuolulised. Ja et seda olukorda lahendada või selgus saada, tuli siis Riigikogu liige Aleksandr Tšaplõgin esitas justiits- ja digiministrile Liisa Pakostale küsimuse. Kuidas selline regulatsioon suhestub põhiseadusliku õigusega koguneda ja meelt avaldada? Ja siin on vastus, mida meie justiits- ja digiminister Liisa Pakosta siis vastas. Kui määrust lugeda sõna-sõnalt, siis on seal öeldud, et taolised kogunemised, sulgudes meeleavaldused, võivad kvalifitseeruda poliitreklaamina, kuna tegemist on seadusandliku protsessi mõjutamisega. Ja kui seda niimoodi tõlgendada, siis võivad siia alla kuuluda ka seadusandluse muutmisega seotud aktsioonid. On arusaadav, et näiteks automaksu vastased petitsioonid või meeleavaldused seaduse muutmise nõudega lähevad samuti sinna alla. Ja miks me peame põhimõtteliselt juhinduma määrusest, sellepärast, et määrus on otsekohalduv, seda ei saa vaidlustada ja see on kogu Euroopa Liidule täitmiseks. Ehk siis põhiseadus on juba ammugi hingedelt maa tõstetud ja konutab üksi nurgas. Et asi oleks kindlam, toimus eile siis ka põhiseaduskomisjon, kus mul õnnestus enne selle algamist siis suhelda ka siis Justiitsministeeriumi ametnitega ja nad ütlesid, et tõesti, see on väga raskesti mõistetav, mitmeti tõlgendatav ja me ei oska ka praegu täpset seisukohta võtta, kuidas me peame käituma. Me ootame Euroopa Liidult rakendusakte, mis tähendab tegelikult, et sõnakõlks Eesti on iseseisev ja sõltumatu eksisteerib vaid ainult paberil.